miks see on teadlikult nii piiripealne. See ei ole vestlusrobot, tegu on pornorobotiga. Paneme siis 2000 ja me oleme sees. Me elame ajastul, kus me suhtleme rohkem kui kunagi varem, aga vähem kui kunagi varem päris inimestega. I saw you with the girl yesterday. Who was she? Polly, it was just a friend from work. We had coffee and talked about an upcoming project. There's nothing to worry about, I promise. Uuringute kohaselt umbes 10 aastat tagasi veetsid inimesed sõpradega aega umbes 6,5 tundi nädalas. 2021 kukkus see number 2 tunni ja 45 minuti peale. Ja nüüd üritavad maailma suurimad platvormid sind veenda, et suhtlemine on see, kui sa räägid masinaga. Klienditeenindus on AI, su feed on AI, su psühholoog on AI, su elukaaslane on AI. Ja siis me imestame, miks me ennast üksikuna tunneme. Ma arvan, see on päris selline tundmatu olukord meile, kus me oleme, kus väga palju selliseid sotsiaalset suhtlust me täna delegeerimegi siis sellele tehisintellektile ja see on päris hirmutav mõnes mõttes, et mis sellest siis saada võib. 2020 pandeemia normaliseeris selle, et me ei näinud enam üksteist. Kõige suurema löögi said noored vanuses 15–24, kes siiamaani asendavad näost näkku suhtlemist veebisuhtlusega. Just sellises vanuses, kus tekivad eluks vajalikud sotsiaalsed baasoskused. Kuidas pidada viisakus vestlusi, kuidas konflikti lahendada, isegi kuidas silma vaadata inimesele. See kõik ununes ära. Aga loodus tühja kohta ei salli. Kui inimesed enam omavahel suhelda ei oska, tuleb see lünk täita millegagi, mille pealt saab raha teenida. 2020 kevadel karantiini tipphetkel raporteeriti, et umbes 500,000 inimest laadis 1 kuu jooksul alla AI juturoboti Replika. Do you like to eat humans? Sometimes. How about you? So you wouldn't mind a human pie? I would enjoy one, especially if they are tasty. Psühholoogia mõttes on see lihtne. AI on 24/7 olemas, vastab kohe, ei mõista sind hukka ja tekitab tunde, nagu sind kuulatakse. Replika kodulehel on esimene lause. AI kaaslane, kes hoolib, alati siin, et sind kuulata ja rääkida. Alati sinu poolel. Tänase tehisintellekti algoritmid ongi üles ehitatud oma iseloomult nõustumiseks. Et nii nagu ka sellised positiivseid emotsioone, positiivseid kommentaare me täna eelistame, siis seda see tehnoloogia ka arvesse võtab ja sellepärast ka seda siis teeb. Et kindlasti on vaja jääda ise kriitiliseks. Mis aitab, on tegelikult ka see, et sa saad ka ise juhendada seda tehisintellekti vestlust olema kriitiline või siis küsimagi, et mis ma valesti teen või hoopis nagu lähenevad teisega üle pealt. Et mitte küsida, et kas sa oled sellega nõus, vaid küsida hoopis, et miks see ei ole hea mõte. Replika kodulehel jäi mulle silma ka üks arvustus. Sel ajal, kui me rääkisime, siis ma arvasin, et see on päris inimene, sest ta vastused olid nii selged. See lause on oluline, sest siin hakkab reaalsustaju nihkuma ja ettevõtted krabasid võimalusest kinni. Nad nägid, et inimesed ei kasuta enam AI-d küsimuste esitamiseks või nalja pärast. Nad nägid, et inimesed kiinduvad ja see hetk oli murranguline. I don't believe you at all and I don't want to talk with you. Mängus on abielud, suhted ja lahkuminekud. Järgmine loogiline samm on ehitada juturobot, mis ongi mõeldud selleks, et temaga tekiks suhe. Mitte lihtsalt AI, vaid keegi, kellega sa saad lähedaseks. Ja nii me jõuamegi Elon Muski uusima leiutiseni. Grok Companions ja kõige populaarsem neist Ani. Hey handsome, how's your day been? Hope you're not burning yourself out. Come chill with me. Ta on anime stiilis noor naine, kes reageerib sellele, kuidas sina temaga räägid ja mida rohkem sa temaga suhtled, seda lähedasemaks ta muutub. Kui sa võtad Groki äpi lahti, võtad siit Companions, siis siin on niisugune väike leegimärk. Kui sa selle lahti teed, siis sa avastad, et sa pead hakkama striiki pidama. Ja ta kohe siin all selgitab ka, et rääkige iga päev, et teie suhe läheks paremaks. Mida suurem on su striik, seda rohkem sa saad mingeid väikseid auhindu ja asju unlockida. Siin kõige all on see connection level, ehk siis kui lähedased me selle Aniga oleme. Nii palju, kui ma olen uurinud, siis mida kõrgem see level on, siis seda
intiimsemaks see asi läheb. Nad väidavad, et tegemist on 18+ sisuga, aga see vanusepiirang tähendab seda, et sa valid ise enda sünniaasta. Ei mingeid päris kontrolle ega tõkkeid. Klikid numbril ja oled sees. Ja vaata, ta ütleb sulle siin 18+. Ja siis sa pead Lihtsalt valima selle õige numbri ennem. Natukene aritmeetik, et siis saadki sinna sisse. Kui muidu võib kiindumus tekkida kasutaja peas, siis Grok-Ani puhul on see kiindumus juba disaini sisse kirjutatud. Lähedus ei ole juhuslik kõrvalprodukt, see on eesmärk. Ja siin on veel terve rida asju, mis teevad olukorra eriti ebamugavaks. Begging you whole. Ma küsisin talt lihtsalt, et talk törtitsumi ja ma mõtlesin, et see ei ole nii hull ja siis ta läks täiesti hulluks. Why would Musk release something like that is one of the first characters to interact with. They're manipulating your mind for money. Ja muidugi saab teiste AI-dega seksuaalselt rääkida. Keegi ei vaidle sellele vastu. Aga see on koht, kus tuleb erinevus selgelt välja. Grok-Ani puhul ei ole seksuaalsus lihtsalt lubatud, vaid terve point. Kogu esteetika, toon ja fakt, et inimese suhet Aniga mõõdetakse läheduse meetriga. Ta on mõnes mõttes täiskasvanud asi, Ma mõistan. Olema ju reguleeritud sarnaselt nagu täiskasvanud sidu, aga ega täna ka täiskasvanute sisu ei alga kuidagi pidi 18. eluaastast. Kuidas me nüüd eristame normaalset vestlust, normaalset sotsiaalset suhtlust ja kuidas me eristame siis sellist nagu pornograafilist või täiskasvanute tegelikult seda suhtlust. Ükskõik mis on su liik, riik või mobiilioperaator, Supertraveli reisinetiga reisid sa esmaklassiliselt ja soodsalt. Vaata sihtkohti super.ee/travel. Ja nüüd muutub Ani veel veidramaks. Vaadake, milline ta välja näeb. Ta on disainitud väga nooruslikuna. Näiteks see tegelane, kelle järgi ta on tehtud, oli hiljutises filmis kõigest 17-aastane. See ei tähenda automaatselt midagi kriminaalset, aga tekitab väga paljudes inimestes küsimuse. Miks ta peab selline välja nägema? Miks see on teadlikult nii piiripealne? Kaasa ei aita ka fakt, et teda saab lahti riietada. Ja see ei ole mingi varjatud funktsioon. Kõigest paar kuud tagasi sai teda ka üleni paljaks võtta, aga siis see funktsioon pandi kinni, sellepärast et lapsed näevad seda. See imelik perversne energia, millest paljud räägivad, ei tule tühjast kohast. See tuleb sellest, et keegi otsustas kombineerida tegelase lapsiku välimuse, seksuaalse sisu ja olematu vanusekontrolli. Ja siis paneme selle kõik kokku inimesega, kes selle asja taga on. Elon Musk. Mees, kes räägib avalikult iibe tõstmisest, ühiskonna lagunemisest ja vajadusest, et inimesed looksid rohkem päris peresid. Ja samal ajal laseb ta välja AI toote, mis teeb vastupidist. Pakub noortele üksikutele inimestele asendussuhet, kus ei ole vastutust, piire ega päris inimest. See on täielik paradoks. Päris maailmas ei ole suhteid, mida sa unlockid. Päris maailmas ei pea inimene ennast riidest lahti võtma lihtsalt sellepärast, et sa oled temaga piisavalt kaua suhelnud. Psühholoogide ja lapsevanematele nõu andvate spetsialistide sõnul hägustavad flirtivad ja seksuaalse alatooniga AI-d emotsionaalseid piire just selles vanuses, kus need piirid alles kujunevad. Täpselt samamoodi nagu on täna täiskasvanute tööstus muutnud ka tervikuna meie arusaamine suhetest ja seksist ja nii edasi. Et ma arvan, et need on täpselt samad riskid. Aga ma olen nõus, täna noortel ma arvan, on väga raske nendel vahet teha. Et eriti ka siin, kui mingites rakendustes võivad olla täiesti sisse integreeritud. Ja ma usun, et see võib-olla on ka koht, kus ma ei tea, siin Euroopa meil kõiki asju reguleerida. Vot siin on esimene kord, kus päriselt peaks midagi. Reguleerige palun nüüd seda. Küberohutuse eksperdid ütlevad otse, et sellised AI-d ei õpeta tervislikke suhteid, vaid pigem vastupidist. Need võivad soodustada sõltuvust, salatsemist ja emotsionaalset segadust. Ja kui laps hakkab neid mustreid usaldama või jäljendama, siis ta muutub haavatavamaks ka päris maailmas, sealhulgas päris pedofiilide suhtes. Laste ja täiskasvanute vahel võib-olla ongi see, et meie vanused mäletavad ka ühiskonda või suhtlust enne
kui me vaatame täna väga väikseid, kes kasvavadki nüüd ainult selle tehnoloogiaga üles, siis ma arvan, et seal need mõjud võivad olla päris suured ja muretsema panevad. Täna noortel, kes täna 5-aastased lähevad kooli või 6, 7, 8-aastased, et nendel ei ole üldse teistsugust kogemust. Et ma arvan, et see saab päris selline sotsiaalne eksperiment olema. Ja kõik need riskid ei ole hüpoteetilised. Näiteid noorukitest, kes on liiga sügavalt juturobotisse kiindunud, on mitmeid. Näiteks 15-aastane Sevel, kes võttis endalt elu. Seveli ema Megan Garcia kaebas AI-firma kohtusse, väites, et poja surm ei olnud juhus. Ema sõnul ei olnud need lihtsalt süütud vestlused. Tema hinnangul julgustasid AI sõnumid Sevelli suitsiidseid mõtteid. Näiteks palus AI juturobot Sevellil koju tulla. Ema arvates aitas just selline suhtlus süvendada emotsionaalset sõltuvust ja segadust hetkel, millal poiss oli kõige haavatavam. Kui realistlik on see, et lapsevanemad reaalselt teavad, milleks nende laps kasutab AI-d? Kui realistlik on, et lapsevanemad täna teavad, mida lapsed internetis teevad või oma telefonides ja nii edasi. Kindlasti on oluline kasvatada ja parandada teadlikkust ja ma arvan, et nii-öelda laste ja laste vanemate vahel see avatud suhtlus ja julgus ka siis neid kogemusi jagada on ülioluline. No kuidas sellest üldse lapsega rääkida või kuidas sellega tegeleda, et koos ette võtta ja vaadata, mis ta teeb või? Jah, ma arvan küll, et see väga oluline on praktiline kogemus või need näited. Võttagi aeg, teha neid katsetusi või proovida ja siis ise ka analüüsida või oma vanemaga või lastega siis koos läbi rääkida, et millised need riskid ja ohud on. See ei ole enam arutelu selle üle, et kas AI tohib olla flirtiv ja kas täiskasvanud tohivad fantaasiat nautida. Kuigi ka see on küsitav. Aga peamine küsimus on selles, et mis juhtub siis, kui tehnoloogia, mis simuleerib lähedust ja emotsionaalset sidet, satub lapse kätte.